Tere kõigile eheda elujõu otsijatele! Täna me vaatame jälle seda, kuidas elada kartulivabalt. Ma tahaksin teha teile ühte mõnusat püreesuppi. Kui mina olin laps, siis ma väga armastasin kartuliporgandi püreesuppi. Selle peale mõeldes tekib kohe niisugune hea tunne sisse. Ma olen mõelnud, et kuidas võiks seda asendada, et võtta see mõnus tummine kartul välja ja panna sinna midagi muud, mis oleks tervislikum. Sellepärast, et kartul ju oluliselt loobib kaikaid kodarasse kaltsiumi metabolismile, aga kaltsium on üks kõige tähtsamaid mineraalaineid üleüldse meie kehas. Väga hea on see kartul asendada pastinaagiga, mis on samuti suurepärane kaltsiumiallikas. Et ühest küljest me võtame sellega supisest välja asja, mis rikub kaltsiumi metabolismi ja paneme asemele millegi, mis aitab seda taastada. Ning koos porgandiga, porgand on tõenäoliselt juurikatest kõige parem kaltsiumiallikas üleüldse. Võib-olla need kogused, mis te nendest saate, ei ole niivõrd suured, aga need vormid, mis lähevad nendesse juurtesse, need kaltsiumivormid, on erakordselt vajalikud meie kõigi jaoks. Pastinaak on selline porgandilaadne valge juurikas, kui te lähete poodi, siis et vaadake ilusti sildi pealt järele, et ei aja seda segamini valge redisega, mis on ka muidu väga maitsev ja mõnus, või siis peterselli juurega, need võivad mõnevõrra sarnased välja näha, eriti kui kiiruga neid sealt rabama minna. Ma ise enda maalt mainiga patta, ma ei saa sulle näidata, kuidas see välja näeb. Aga võtaks kätte siis üks paja lahti, mul on täna kiirkeet ja ma olen ta juba maha rahustanud, nii et pauku ei käi, kui ma selle siin avan. Ja mis ma tegin? Ma lõikusin need pastinaagid ja porgandid. Need on näha need pastinaag, mis on valge nagu kartul. Porgandid seibideks. Panin siia nii palju vett, et enam-vähem nagu pinna ära katab. Lasin selle keema tõusta ja selle kõrgema rõhurežiimi peal keetsin umbes 3 minutit neid. Et selle aega need porgand on juba täiesti pehme, pastinaagi seal sees südamikus on võib-olla hästi selline õrn krõmps, aga see nagu enam ei sega, et kiud on piisavalt pehmed ja me saame siit need toitained ilusasti kiudude küljest kätte. Lisaks sellele ma võtan ka kohe nuimikseri ja teen sellest püree, nii et siis muutuvad need mineraalaineid eriti hästi kättesaadavaks. Aga mis nüüd teha, et see tuleks niisugune mõnus talveaja supp? Ma mõtlesin, et teeks ta niisuguse karrivürtsidega. Ma panin siia täna tegelikult ainult kardemoni. On ka juba selline jõuluaeg ja kardemon annab sellise jõululõhna ja samas on ta isegi karrilõhnaline. Mulle õudselt meeldib, nii kui ilm külmaks läheb, siis kuidagi kardemon hakkab südant soojendama ja teeb olemiseni mõnusaks. Sellepärast lisangi siia mõnusa portsu kardemoni, siis paneme võid. Sageli tehakse püreesuppe kas koorega või toorjuustudega. Aga mina eelistan siia panna võid, et selle potsu peale läks siia nüüd umbes 5 suppiskitäit võid. Aga võil ja võil on vahe ka, et kui ma elasin palju aastaid Eestist ära, siis tulin siia tagasi ja mõtlesin, mis lugu seda võiga on, et mul ükski või maitse. Aga selgus, et Eestis praktiliselt kõik või valmistatakse hapukuurest ja seetõttu on ta niisugune minu jaoks kõrval maitse, kuna ma olin peaaegu 15 aastat söönud ainult rõõsakoore võid. Aga õnneks nüüd on olemas farmil on rõõsakoore või see on eestimaine ja Aasa, mis on vist kas Leedu või Läti oma, endal on olemas ka rõõsakoore või, nii et ma olen võimalik võtta seda võid, mis minu jaoks on hea ja õige maitsega. Nii nagu ta kunagi vanasti oli, te mäletate, kui sai poest osta plokist võid sellest ägedast suurest kollasest plokist, lõigati sulle tükk ja pandi kaasa. Et paneme need siia sisse, ma kohe varsti püreerin ära. Ja siis vaatame, mis siia veel võiks lisada, et ta tuleks niisugune hästi mõnus väikse värskenda noodi juurde. Aga hetke pärast siis näitan. Vahepeal on püreesupp nagu võlu ajal valmis saanud. Panen ta siia kausi sisse ja näitan valge kausi taustal lähemalt. Minu supid on kõik niisugused üsna tummised, kuna on hea, kui siin on vähe vedelikku, siis on seda kehal palju mõnusam seedida, sest kui me paneme siia palju vedelikku ja teeme niisugused vedela koorepaksused, siis lihtsalt lahendame oma seedemahlad nii ära, et seda on raske seedida või tekkida ka siit. See lõhnab täiesti oivaliselt. Siia peale niisuguseks kaunistuseks ma paneksin ühe mõnusa törtsu hakitud koriandrit.
annab sellise koriander oma sellise sidrunilise maitsega hästi mõnusa vürtsinoodi siia juurde. Tegelikult võib siia supi sisse panna ka koriandrit, mis on jahvatatud koriandriseemnetest, aga selle maitse ei ole minu meelest nii tugev, kui on kardemonil. Aga te võite eksperimenteerida mõlemat pidi. See on selline hästi mõnus südant ja keha soojendav söök talveõhtuteks. Panete küünlad põlema või kaminast tuleb põlema ja naudite. Head isu!